tere hommikust, pole päris ammu näinud ja ma nüüd mõtlesin, et ma filmin tänast päeva. Tänane päev tuleb meil väga kiire ja toimekas, sellepärast et homme on meie pere üks aasta kõige suurem sündmus. Homme on Hugo sünnipäev ja me täna teeme ettevalmistusi homseks. Nii et ma mõtlesin, et ma hakkan juba täna filmima. Proovin siis kõik meie toimetused ja ettevalmistused ära filmida. Vaatame, kuidas meil läheb. Teha on väga palju. Praegu on kell 9. Ma juba hommikul tegin Hugole koogilasteaeda, viisin ta lasteaeda. Ja nüüd tulime linna. Praegu siin paneb peale laud ja toole, mille siis me pärast viime maale Hugo sünnipäeva jaoks. Ja no super palju ülesandeid on täna. Nii et vaatame, kuidas see video ja tänane päev meil läheb. Ma loodan, et kõik läheb hästi. Võtsin kohvi siit Tulika Ristis asuvast tanklast. Ma ei ole veel kohvi joonud ja ma kohe suundun tegelikult õhupalli ära tooma. Mul üks sõbranna teeb õhupalli ettevõtlust äri ja ma saan siis minna tema juurde ja valida sealt endale õhupallid, mida ma siis kasutan homme Hugo kingi pakkimiseks või avamiseks või presenteerimiseks, ma ei teagi. Eks ole näha ja eks te näete hiljem sellest videos, kuidas see nagu välja tuleb ja kukub. Aga nüüd joon kohvi ja siis sõidan kohe sinna õhupalli võtma. Kell on 10:28. Just panin Siimu maha juuksurisse. Nüüd käin seal õhupallides ära ja siis lähengi juba mingisse kaubanduskeskusesse asju ostma. Tegin enda pallivaliku ära ja lähen nendega nüüd autosse. Valitsin sellised rohekad ja kuldsed. Hiljem näete rohkem kui homme. Ja nii mõnus suva ilm on. Nüüd ma lähen sõidan siit magistraali keskusesse ja lähen vaatan mingeid kaunistusi. Ma tegelikult tellisin Temust mega palju ja toredaid kaunistusi ja mingeid dekoratsioone, aga need ei jõua ilmselgelt kohale. Täiega selline tunne on, et fuck my life, no. Aga no ise olen süüdi, sellepärast ma tellisin need muidugi liiga hilja. Ma ei oleks pidanud neid nii hilja tellima. Ma tellisin need eelmine nädal algus äkki esmaspäeval, midagi sellist. Oleks pidanud varem mõtlema selle peale ja liigutama ennast varem. Tundus, et need tulevad ju sealt mingi nädalaga ikka tulevad, on ja. Ei jõua. Ma ei tea, kuidagi mega pikalt tulevad seekord ja need update'id seal üldse ei liigu edasi, nii et mida iganes. Nüüd ma lähen siis Pepkosse, tegelikult ma käisin seal juba üks päev natukene asja uurimas. Ja siis ma nägin seal, et seal on tegelikult igast erinevaid variante olemas küll. Päris kõike neid asju ei saa, mida ma tahtsin sealt Temust, on ja, aga noh, ma saan mingi alternatiivi seal küll. Ma sain need õhupallid praegu. Siis tuleb veel õhupall ja siis mu õde vist aitab teha mingi õhupallivaniku. Ja siis ma tahaks veel mingid toredaid asju. Nii et ühesõnaga lähme vaatame siis sinna Pepkosse. Mis on veel? Mulle kirjutas üks lapsevanem Hugo lasteaias, kes oli ka siis kutsutud homme peole ja ütles, et nad ei saa tulla, kuna nende laps oksendas rühmas hommikul. Ja siis ma kuulen teiselt enda sõbrannalt, kes seal töötab, et tõesti on praegu väga palju oksendavaid lapsi lasteaias. Ma olen täiega mingi, oh my god, oleks ma seda varem teadnud, ma ei oleks Hugot saatnudki täna lasteaeda. Ma lihtsalt saatsin ta sellepärast, et ta saaks enda sünnipäeva seal pidada. Aga noh, ma teadnud, et sellised, mis riskid seal on. Siis ma ei oleks elu sees teda saatnud sinna, aga enam pole midagi teha, nüüd ta juba on seal.
ja loodame parimat. Käib suur koogitegu. Üks on praegu ahjus, küpsetan põhja ja hakkan teist tegema ja siis teen ühe väiksema kolmandaga. Ja need tulevad siis panafeed. Hiljem teen küpsisetorte ka. Ma ei tea, mul on küpsisetortidega väike küsimus. Et mul tuleb kuskil, ma arvestan mingi 55 sööjaga, kuskil nii, 50-55. Ja siis mul on üks selline alus. Ja siis ma ostsin ka ühe sellise väiksema nagu ruudukujulise. Ja ma ei tea, kui palju ma seda tegema pean. Ma tean, et ma panafeet teen 3 tükki, 2 suurt, 1 väiksem. Aga ma ei tea, palju ma neid küpsisetorte siis juurde teen. Natuke aeg hiljem. Mõtlen, et ma kenasti läigin. Väljas on mingi 26 kraadi, ma arvan. Ja ma sain need koogid tehtud ja panin praegu siia külma siis 3 poolikut kooki, 1-2 halb. Ja siin nagu näha on, ootab peale panemist vaugur ja tegelikult ootab ka see küpsisetort, aga seda ma teen õhtul. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile siis, mida ma ostsin täna. Ma käisin Pepos ja ma käisin Tigeris ja ma näitan, mis ma sult ostsin. No nii, siin on mõnus külakuhi asju, aga Pepkos sain sellised lipukesed, 10 meetrit. Vaatame, kus me nüüd kasutada saame. Siis 4 ja mul tegelikult 1 4 on olemas ka juba. Ostsin igaks juhuks ühe veel. Mine sa tea. Rohelised õhupallid ja neid on see minu meelest 20 tükki. Mu õde lubas mul aidata või teha siis õhupalli vaniku, et tal on endal hästi palju õhupalle ka, ta võttis need kõik kaasa, nii et teeme selle. Siis number 4 koogile. Siis ma ostsin neid pompomme ka 2 pakki, ma ei tea, eks see on näha. Neid on 3 tükki mõlemast sellist, kokku 6 tükki. Vaatame, kuhu need panna saab või kas üldse saab. Siis need taldrikud, jah, Pepast. Mul on tegelikult taldrikuid, aga ma igaks juhuks võtsin juurde sellise paki. Siin on 12 tükki. No tõesti, mega igaks juhuks, et ma isegi võib-olla ei pane neid alguses välja, aga kui näen, et jääb puudu taldrikuid, siis panen juurde sama koogikatega. Et mul tegelikult peaks olema neid piisavalt, aga igaks juhuks, no mine sa tea. Ma ei taha küll seda momenti, et taldrikuid said otsa. Selles mõttes, et meil on ju muidugi tavalisi köögitaldrikuid ka, et me saame neid ka panna välja, aga me oleme praegu otsustanud, et me lähme ühekordsete nõudega, kuna nõusid tuleb nii metsikus koguses, kuskil 55 inimest, ma arvan, söövad homme. Et lihtsalt, et seda pärast koristamist ja kõik läheb liiga hulluks. Nii et me otsustasime nõudega minna. Nii, ja siis on mul... Pepkost veel. Mul on mõte kaunistuseks panna... Ma panen inspo pildi siia. Ja ma ostsin niisugused väiksed vaasikesed. Ja neisse ma tahaksin panna need nii-öelda nelgid, roosad nelgid või roosa ja roheline nelg. Just super nunnu näeb välja. Ja... Ma ei tea tegelikult, kus ma neid nelke nüüd ostma lähen, sest et ma täna käisin meie kodu siin poe lillepoes. Ja siin nagu ei olnud niisuguseid nelke, mida oleks saanud osta. Nii et ma mõtlen, võib-olla ma olen käinud maal, kui me sõidame maale, käin läbi ühest lillepoest ja vaatan sealt, sest eelmine kord ma sain sealt väga ilusad nelgid. Täpselt need roosad ja rohelised, mis siia hästi sobiksid. Ja kui ma ei jõua sinna poodi minna ja ma ei saa neid nelke,
siis ma panen sirelid. Käin naabri põõsas ja panen väiksed sirelioksakesed siia. Ma arvan, et see on ka väga niisugune dekoratiiv. Need vaasid, nendega oli ka naljakas lugu. Ma läksin neid Pepkosse vaatama, siis mul mõtlesin, et äkki seal on niisuguseid vaase. Ja vaatasin, et maksavad 1 euro. Äkkene küll. Käisin Magistrali Pepkos ja seal all on sõbralt sõbrale ka. Et tegelikult ma alguses mõtlesin, et ma lähengi vaatan sõbralt sõbrale või uuskasutuskeskusest neid vaase. Aga siis käisin kõigepealt Pepkos ja siis läksin sõbralt sõbrale vaatama ja kõik sellised väiksed vaasid maksid seal mingi 2,53 ja nii edasi. Nii et sain siis need uued väiksed vaasid 1 euroga. Ma ei tea. Ma ise arvasin, et taaskasutus on odavam, aga näed, ei ole. Pepkost veel nii palju, et ostsin seda kinke pakendika. Maksis 1,30 ja võtsin seda 3 tükki, sellepärast mul on vaja väga suur kink ära pakkida. Aga sellest hiljem. Ja siis ma käisin Tigeris. Tigerist ma võtsin 2 tükki 3-meetrist vanikut sellist. Ma ei tea, tunduvad nunnud. Vaatame, kuhu me need panna saame. Ma ei tea. Ja siis veel võtsin sellised õhupallika, mida saab ka riputada kuskile. Mingid loomakesed. Tundusid nunnud. Siis iga aasta ma olen Hugole kirjutanud ka, või meie oleme kirjutanud Siimuga kaardi. Võtsin talle siis sellise kaardi seekord Tigerist. Ja see tuleb siis õhtul meil välja mõelda ja valmis kirjutada. 2 pakki ma tegelikult pakkisin juba ära. Mulle tundub, et see punane nagu, ühesõnaga, mul sai lips otsa, muidu ma oleks mõlemale pannud lipsukesed, aga nüüd ma mõtlen, mis ma nendega teen. Aga 2 kingitust on siin ja siis õhtul hilja, kui ta juba magab, siis ma teen ühe suurema kingitusega, pakin ära. Nii et sellised olid minu ostud täna. Nüüd on niisugune plaan, et Siim läks toidupoodi. Kohe, kui ta toidupoest tagasi tuleb, me stardime maale. Ma võtan need pooliku koogid, viin kõik juba maale ära. Siis ma võtan veel mingid karafine ja muid sellised asju, mida ma tean, et mul läheb maal vaja. Ma pean seal maal veel veits nagu pesema ja puhastama mingid asju ja siis me vist batuut peaks tulema ja täna juba ära. Ja siis teeme selle õhupalli vaniku valmis. Nii et tegevust on palju, siis me tuleme koju tagasi, siis õhtul hilja ma siis hakkan küpsisse torti tegema, siis on vaja mingid soolasid, mingid singirulle ja asju hakata ette valmistama. Salatit Siim tellis, liha tuleb homme, tähendab, tehakse homme, et see on juba marinaadis valmis ja kõik snäkid, asjad me teeme ka homme valmis. Päris palju asju on veel teha ja siis on veel see kaart kirjutada ja see super suur kingitus pakkida. Ja ma tahaksin tegelikult siin ka natukene dekoreerida seda tuba talle hommikuks, et oleks väike niisugune tore pidulik moment siin ka ja ma teen meile ka siia väikse tordikese ikkagi ka hommikuks ja et saaks küünad puhuda. Ma ostsin tegelikult vulkaane ka. Ma ostsin kuskilt vulkaane ka. Ma ostsin nüüd, kui ma käisin Selkus. Nii et need on mul kuskil kotis. Ma ostsin vulkaane ka, et ei tea siis, kas ta tahab seda või tahab vulkaane või ühesõnaga, kasutame kõike. Nii et meil räige ettevalmistus käib. Ma loodan, et ilm on normaalne. See tähendab seda, et kõik, mis tähendab, et ei saja, on väga hästi. Ja jah, ma rohkem ei laterda. Näe, oligi märk, et mitte rohkem laterda. Ilge toimetamine käib. Ma olen tegelikult juba unustanud natuke filmida. Me jõudsime mingi pool tundi tagasi siia. Ma tegin natuke seda liivakasti siin rohkem korda ja poisid läksid tooma liiva. Paneme ühe liiva kärutäie sinna veel juurde. Viisin sinna just mingid mänguasju juurde. Ja nüüd ma hakkan seda väikest aiamajakest siin puhastama edasi. Ma tegelikult juba eile alustasin seda puhastamist. Aga no siin on ikka teha. Kohe näitan. No nii, siin on mingid tavaarid, mis peavad minema. Need 2 lauda lähevad siit välja. Me paneme need sinna terrassile või vaatame, kuhu me need sätime.
siit nurgast samamoodi mingi mängused peavad ära minema. See kampsun läheb minema siit, aga ma arvan, et nagi äkki ma tõstan ukse taha või kuskile. Laua teeme tühjaks. Siin on juba tegelikult puhtaks lapiga tehtud, et võtan need toolid ära ja siis me lükkame need lauad sinna tahapoole, nii et me serveerime siia toidud. Seal on mingi tavar, mis tuleb viia ära. Ma usun, et auto läheb siit ära mingisse garaaži ja see sealt pealt on juba enam-vähem puhas, et kõlar läheb homme õue kuskile siia lähedusse. Jäämasin jääb, veekannu viin siit minema. See vist jääb nii, seal on söekott ja anyway, telekas jääb, muidu teeme tühjaks ja siia ma panen vist lillevaasid üldsegi. Mul on niuke tunne. Või siis panen sinna peale lillevaasid, et kui lilled tulevad, mul on vaasid juba valmis. Võib-olla siis siia paneme ikkagi mingid joogid või midagi, ma ei tea. Aga igastahes lauas teeme ka tühjaks ja serveerimiseks paneme valmis asjad. Ma panen need liinikud, üritame siia mingi kaunistuse teha, siis tuleb siia mingi deko teha. Nii et siin tööd on. Ja lisaks tuleb siit pesta see terrass ära. Ja aknad tuleb ka ära pesta. See ikka. Võtame nüüd enda käekesed ja hakkame tööd tegema. Nii Ugo näitab ees, kuidas peab minema ülesse ja siis kuidas peab alla laskma. Ugo, emme tuleb ka! Selline see sünnipäevaks ettevalmistamise video oli. Tšauki!